Tere! Minu nimi on Annika Jalak ja ma räägin teile mõjudest, mõõdikutest ja tegevuseesmärkidest. Tõenäoliselt tekib kohe küsimus, miks need on üldse teemad, mille peale peaks üks kultuurikorraldaja mõtlema. Sündmusi saab ju teha ka mõjude ja mõõtmisteta. Põhjus, miks selle peale tasub mõelda, on lihtne. Mõjud on alati olemas. Võiks ju vastu küsida, milleks üldse kultuur, kui sellega ei avalda mõju. Mõjud, mõõdikud ja tegevuseesmärgid on tihedalt omavahel põimunud ning nende terviklik käsitlemine võimaldab saavutada tulemusi, mitte tagajärgi. Tekib dilemma, millest peaks siis alustama, mõjudest või tegevuseesmärkidest? Minu vastus on, pole vahet. Võid alustada soovitud mõjudest ja selle pealt liikuda tegevuseesmärkide suunas või alustada tegevuseesmärkidest ja vaadata, mis mõjusid need kaasa võivad tuua. Oluline on mõjude ja tegevuseesmärkide koos mõtestamine, vastastikuse seose nägemine ning sobilike mõõdikute leidmine. Eesmärgistatud tegevuse kaudu tekitatakse muutus ning valitud mõõdikud näitavad, kas toimunud muutus, jälg, oli oodatud suuruses, et saaks öelda, mõju on käes. Mis on mis? Tegevuse eesmärk. Hästi sõnastatud tegevuse eesmärgid aitavad aru saada, mida, kui palju, mis ajaks ja mis kujul või hulgas tehakse ära. See annab omakorda aluse konkreetsema tegevuskava kokkupanemiseks. Nii näiteks, kui tegevuse eesmärk on pakume kunstilise elamuse, ei anna see teadmist selle kohta, mida täpselt tehakse. Samas, kui ütleme, et tegevuse eesmärk on korraldada 20 taiesega pop-up näitus, mis 1 kuu jooksul külastab 4 Lõuna-Eesti linna, siis on oluliselt selgem, mis on meie eesmärk. Ja sealt edasi saab asuda tegevuskava kokku panema. Mõju. Minu jaoks on mõju jälg, mis jääb maha siis, kui sündmus on lõppenud. Võib ka öelda, et mõju puhul on tegemist suure eesmärgiga. Olles teadlik, millist mõju sa soovid oma sündmusega saavutada, millist jälge soovid maha jätta, saab sa sellega arvestada oma tegevuste planeerimisel. Ja teistpidi vaadatuna, teades, mis tegevusi plaanid läbi viia, tasub mõelda selle peale, mis mõjusid need kaasa võivad tuua. Nii näiteks maailmakoristuspäeva läbiviimisega avaldatakse mõju nii reaalselt prügi eemaldamisega loodusest, kui ka tõstetakse teadlikkust jäätmekäitluse vajalikkusest. Mõju sõnastamisel on mitmeid võimalusi. See võib olla konkreetne ja sisaldada mõõdetavaid elemente. Näiteks, sündmuse tulemusena kasvab osalenud kultuurikorraldajate keskmine võrgustumisoskuste enesehinnang 1,2 punkti. Aga mõju sõnastus võib olla ka üldsõnalisem ja pigem muutunud olukorra kirjeldus. Näiteks, sündmusel osalenud kultuurikorraldajad hakkavad tegelema oma võrgustiku ehitamise ja arendamisega. Sõltumata valitud sõnastusviisist peaks olema lihtsasti arusaadav, mis on see muutus, jälg, mis sündmuse läbiviimisega esile kutsutakse. Ja see võib olla heaks argumendiks rahastuse leidmisel. Mõõdikuga saab mõõta tulemuslikkust, mõjude kontekstis sündmuse poolt jäetud jälge. Väga lihtsalt öeldes, mõõdikute kasutamine annab sulle aimu selle kohta, kuidas sul läks, võrreldes sellega, mis sul oli plaanis. Kui mõju sõnastuses on olemas arvuline osa, on sellega ühtlasi juba märgitud ka mõõdik ning selle eesmärkväärtus. Eelnevalt toodud näite puhul on mõõdikuks kultuurikorraldajate enesehinnang võrgustamisoskustele ja eesmärgiks vastava näitaja kasv vähemalt 1,2 punkti võrreldes varasemaga. Kui mõju on üldsõnalisem ja sellel pole arvulist eesmärki, nagu oli näites, sündmusel osalenud kultuurikorraldajad hakkavad tegelema oma võrgustiku ehitamise ja arendamisega, siis on oluline läbi mõelda, kuidas seda mõõta. Milliseid tegevusi ning kui palju peaksid kõnealused kultuurikorraldajad tegema, et võiks üheselt öelda, soovitud mõju on käes. Toodud näite puhul sobiks mõõdikuks näiteks osalemine võrgustussündmustel ja selle eesmärkväärtuseks
minimaalselt 3 korda aastas. Kui me oleme teadlikud sellest, millist jälge soovime tekitada, saame aru, millised on meie tegevuse eesmärgid ja sellest tulenev tegevuskava, on palju suurem tõenäosus, et saavutame just selle, mida tahtsime saavutada. Saame tulemuse, mitte tagajärjed. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 mõjude ja mõõdikutega saad tutvuda Sihtasutuse Tartu 2024 koduleheküljel.